Nufi. Head vaatajad, kui teilgi on kodus lemmikloom, näiteks selline kihvt tegelane nagu see Nufi siin, siis te teate, et te võite oma põrandaid koristada nii tihedalt, kui tahate, aga neid ju puhtaks ei saa, sest ajavad ju karvakesi need armsad tegelased meil. Aga ärgem koristagem siis ise, vaid laskem seda põrandat puhastada ikkagi robotil. Tänapäeval on meil aega ju järjest vähem. Ja ega seda aega kuskilt juurde ei tule ja suvi on ees ootamas, siis Mommipotil tuli just välja uus mudel. Kangelane, Hero, ma vaatan. Et selle nimi ongi kangelane, et Hero, et tegelikkuses ja tuli välja, me tegime huvitava fakti, saime teada, et ainult 25% eestlastest omab robottolmuimejat, 75% veel ei ole. Ja Mommipot on tegelikult Eestis ju selleks tulnud, et seda protsenti parandada, et lõpuks oleks igas kodus Mommipot olemas. Ja Mommipoti robotid ju teevad eelkõige 2 roboti tööd. Ehk siis, et algselt on ju mõte selles, et ta puhastaks tolmust selle kodu ära ja prahist, et sellel mudelil on isegi 3 imamisrežiimi, mis siis võimaldab ka süvapuhastust teha paksudelt vaipadelt. Me tegime sellise testi, et me puhastasime ühe ülivõimsa tavalise tolmuimejaga vaiba puhtaks ja siis panime selle sama roboti sinna peale ja vaatasime pärast, et kas siin kambris on siis tolmu või ei ole, sealt tuli veel, et see kamber oli täiesti tolmu täis. Ehk siis eestlastele tegelikult meeldivad need IKEA vaibad ju. Need on ju sellised hea hinnaga, eks ole, aga väga hea välimusega ja sellised klassikalised ja Mommipot oleks just nagu selle jaoks loodud. Aga see, et mitte ainult see kuivupuhastus ei ole nagu oluline, vaid tegelikult kas enda pealt tõin, et kunagi, et tolmuimejaga isegi nagu viitsid kodu koristada, eks ole. Aga pärast oleks vaja mopiga ka ju üle põrandad käia. Ja see on jälle otsas peale, eks ole, tegema, võtad mingi ämbri ja sinna mopiga seal midagi mässama, et ühe korra on seda päris tore teha, eks ole, saad kõik nurgad ära teha. Aga Mommipot mõtles siis ka tegelikult sellele probleemile päris tõsiselt ja leiutaski siis siia sellise 2-1 masina, millega saab siis ka pesta põrandaid. Ja tõepoolest, et paneti siia siis 300 millilitrit vett sisse ja sellega võid siis üle 100 ruudu ära pesta. Ja vahepeal võid seda lappi vahetada, seal on üks varulapp on kaasas ja paned uue lappi ja mopib sul põrandad puhtaks. Ja kõike seda saab juhtida loomulikult ju nutiseadme kaudu. Et tõesti noorem generatsioon täna ikkagi tõmbab endale nende äpid alla, seal on hästi mugav QR-koodiga, kiiresti nii Androidile kui siis iPhone'ile on olemas. Mõndadele meil pulti kasutada, eks ole, et seal on nagu näha, see nupp teeb seda, eks ole. Ja kes ei ole üldse puldi ega äpi inimene, siis tegelikult saab masina siit samast pealt ka tööle panna. Vajutad lihtsalt nuppu kas või varbaga ja hakkab tööle. Ta on nüüd tegelikult 4. generatsiooni robot-tolmuimeja, kui need esimesed tõesti olid nagu pimesikud, et käisid siin mööda tuba ringi, eks ju, lõpuks sai küll kõik puhtaks, aga temal on tõesti see LDS laser siin peal, et ta kaardistab sul kodu ära. Ja kokkuvõtlikult võiks öelda, et siis Mommipotide selline kõige suurem eelis on vast see, et nad on kõige vaiksemad robotid, mida praegu siin turul on, versus siis kui võimast on, eks ole, et siin on 2880 paskalit. Ja see turbohari, mis siin all ringi käib, see 20 000 pööret minutis. Ehk siis kui see vaiba peale lasta, siis tegelikult toimub see sügav puhastus. Ehk siis, et kokkuvõttes, kui tunnete selle roboti vastu rohkem huvi, siis vaadake meie veebist järele, aga need kõige peamised plussid, mida siis võiks ka olla, et ta peseb, on kõige vaiksem ja tal on väga pikaajaline garantii, et 5 aastat, ehk siis on ka kindlustunne, et kui masin on koju soetatud, siis kestab ka aastaid. Lisaks põrandakoristusrobotitele on Mommipotil ju teisigi nutikaid abilisi. Et tõepoolest, et vaieldamatu uus lemmik ja selle suve tõenäoline hitt on minu käes, see on aknapuhastusrobot. Ehk siis, et kui toas saavad asjad tehtud, siis tegelikult ikkagi korralik perenaine tahab, et aknad ka säraksid ja läigiksid, eks ole. Ja korralik perenaine teeb ikkagi kord aastas käsitsi ka selle töö ära ja aken saabki väga puhtaks, aga kui sa avastad, et õie tolmud tulevad, eks ole, siis sõidab mingi suur veoauto mööda, siis on tolmupilv jälle üleval, et kõik see hommikul entusiasmiga tehtud pesu on nagu läinud vastu taevast. Et siis oleks võib-olla mõistlik võtta endale robotappi, kes ei küsi tegelikult enam kellaaega mitte midagi, paned ta tööle ja ta toimetab sinu eest. Ja ta ei väsi ka, eks ole, et sellel Mommipoti robotil on siis ka võimalik see juhe külge panna, ehk siis töötab sisuliselt 8 tundi kui vaja. Ja see töö põhimõte on tegelikult väga lihtne, ta töötab vaakumi põhimõttel.
ehk siis, et Jaanus, et keerad selle roboti teistpidi. Kui on aken väga must ikkagi pool aastat pesemata, siis alguses tuleks teha kuivupuhastus. Ehk siis ei ole mõtet kohe mingid vahendid panema hakata, vahutama hakata, et tee see kuivupuhastus ära, ta pühib selle lahtise suure tolmu ära ja siis läheme alles plekkide kallale, et siis paned seda pesuainet peale. Et noh, ma ütleks, et vist need aknad pole kunagi nii puhtad olnudki, tegelikult kui aknarobotiga üle käid selle. Ja samal ajal peremees, perenaine tehku, mida iganes hingi ihaldab, on ju. Kuidas kõige mõttekam Mamibotiga ühendust võtta on? No tegelikkuses meil on 7 poodi üle Eesti, et kodulehelt saaks need välja uurida, kus need on, Kristiines, Rokas, Ülemistes ja nii edasi. Aga praegu on see online väga teemas, ehk siis www.mamibot.ee, et tellige sealt ära ja kuskil 1-2 päevaga saadame selle kauba välja.